No nii, Mari. Kus sa oled? Sa oled nii ilus, et tule demonstreeri ise siis. Ma ei tea ju. Kui ta rääkis, ma ei tea, mis täpselt teema. No nii, oleme Tallinnas ja tead, mängima peab. Kes piletit ei osta, see ei võida. Igal juhul võitsin siis Batteri poolt Swedish House Mafia siis selle megaloosi või mis iganes neil oli. Ehk siis mõjutus ja piletid Swedish House Mafia kontserdile. Ja nad Batteri siis kass Batterit ja vaatame, mis siin mürtsi ka siis on. Nokamütsid. Nokamütsid. Uued Batterid. Opadi, seda oli küll vaja. Väga tuus ju. See on väga tuus. Ja särgid. Vaada mulle ka üks nopes. Ja vihmakeebid. Ja veel särke. Ei, oota. Need on siis vihmakeebid. Tee selgeks ikkagi, mis seal on. Ma arvan, siin vihmakeeb. On küll, jah, ma ei pane seda valget. Kui sa kontserdile nagu lähed, siis võiks vihmakeeb olla kaasas. Muidugi Batteri mürtsiga me kontserdile ei lähe, et nii pruudne ei ole nagu. Logo ka peal või? Kuskil väikselt nägin. Oi, kui toso, kesi. Nii väike. Kulub marjaks ära. Aga särgid on ka nii tavalised või? Oi, kui tavalised särgid. Võiks ikka mingit vunki juures olla. No, ma ei tea. Aitäh neile, aitäh mulle, et ma osalesin. Ai, oota. Rohkem on särke. Mis asja? 3 särki. Ja ikka 2. USB ka. No väga vinge. Ja hotell on Hyatt Place või? Jah, Hyatt. Et hotellitoane on ikka väga uhke tuba. Vaade Tallinna linnahall. Küll ma olen ikka tottu. Küll on ikka ilus vaadesid niimoodi vaadata. Aga siit kontserdile on enam-vähem minna ja küll on tegelikult päris palju. Aga kuna ma alkoholi ei tarbi ja me oleme Mari-Liisiga nii-öelda kahekesi ja siis Mari-Liis ka väga alkoholi ei tarbi, siis me ei viitsi nagu varakult kohale minna, et lähme enam-vähem vist põhimeesteks lähme kohale, vaatame ära, et kainen, aga kainelt need peod on ikka teistmoodi, et seal lihtsalt, ma ei oska öelda, aga noh, lähme käime ära, aga pigem nüüd lähme kuhugi sööma, et muidu hotell on küll ikka väga uus ja modernne, selles mõttes on nagu äge. Ja noh, selle järgi saad aru, et on juba fancy hotell kui teleka suuruse järgi. Kui ikka telekas on tummine, siis tead, et on fancy hotell. On küll, telekas määrab. Ei, ma ei midagi. Jah, ma tean, ma olen käinud hotellides. Telekas määrab seda hotelli kvaliteeti. Igal juhul need mütsid, selles mõttes üritasime, ma arvan, valgus segas või need muidu mütsid on okeid, aga seal peeglist ei tulnud välja pildist enne. Aga need särgid on küll nagu paksud T-särgid. Et ju siis tänapäeva stiil on selline, et mulle endale meeldib pigem slimmi kanda, aga noh, vahet ei ole. Et ma arvan, kõige ägedam on see kass Batterit, see kulub marjaks ära, aga see tasku või see JBL, et see kulub väga marjaks ära. Mul oligi just vaja, mul oli plaanis endale osta komandeeringusse. Aga nüüd ma saan tümpsu lasta, et see on väga hea ja muidugi see tasuta kontsert ka. Noh, on hea vihmakeep. Jah, väga hea. Lähme sööma. Hey, ladies and national and beautiful people in Saudi. One question. Are you ready? No nii, hei. Olen kiigu peal väikse mehega ja näed, seal on perenaine ka ja meie siis teeme enda jaanid, otsustasime teha siis Eestile ring peale sõita ja
esimeses peatuskohas Kolk ja suplusrand või ujumiskoht ja teeme kiire piruka peatuse, tegime ennem, võtsime pirukat ja suitsukala. Teeme väikse pausi ja näete, te ei ole pisipoega veel näinudki niimoodi. Vaadake, kui suureks ta on kasvanud. 9-kuune juba meil. Ja väike siis Jaani ringreis ümber Eesti. Ja Marilist hakka midagi öelda või? Marilis on nagu... Kes see näitleja on? On üks näitleja, kes ütleb väga vähe, aga teeb väga palju. Marilis on siin videodes alati selline, kes ütleb väga vähe, aga teeb väga palju. Ja kohe siis, kui siin saab meil ära söödud, siis ma näitan ka, mis autoga me ringreisi teeme. Et tuleb selline nädalane review, et kuidas on siis perega nädal aega siis matkata ümber Eesti. No ma jõuan seda autot veel rääkida lähemalt, aga võtsime siis 1 nädalaks endale Tesla Model X-i. Muidugi vanem generatsioon, aga kuvasin kunagi nagu, et tahaks sõita Tesla Model X-iga, siis kuna see väga palju mingist Škodast kallim ei olnud, siis sai see võetud, et siis saab vähemalt ühe YouTube'i video ka teha ja endal ka huvitav, aga näiteks tuleb niimoodi lahti. Oppadi. No nii, praegu nagu aknas näete, siis vihma sajab ja näed, seal paistab laadimine. Et pidime niikuinii siia Coopi poodi tulema ja siis paneme kohe laadima ka. Kiirlaadimisega 248 kilti oli veel sõita, ehk siis pool akut. Et siin juba 1 kilometraaž on juurde tulnud, samal ajal auto veel nagu töötab, et vent töötab ja taga on ka see külmik, auto külmik ja päris kiiresti laeb. Juba on 251 kilti, aga vaatame, lähme siis käime, ostame mingit söögikraami Konsumist ja siis toidame poja ära ja siis võiks aku suht täis ka olla. Et me üritame igal pool sellise väikse sutsaka panna ja muidugi saab nagu huvitavam olema, et vaatame palju siis nagu selle kilometraaži peale ka raha kulus, sest kas on siis kallim, kui on bensiin või ei ole või ka, kuidas see kulud on, et eks enamasti, kui räägitakse säästlikkusest, siis on ju tegemist nende kodus laadimistega terve öö rahulikult, aga need on need kiirlaadimiskohad, et kui kulukad need siis on, et saame näha, aga lähme siis käime poes. No nii, epic fail, sai poes käidud, arvan, me olime poes mingi pool tundi või? Vabalt pool tundi ja üllatus, tuleb tagasi ja auto ei ole laadinud. Aga ma arvan, et see oli minu viga, kuna ta millegipärast ei tahtnud siis ta ei võtnud kaarti omaks või midagi talle ei sobinud. Seega pool tundi läks raisku ja nüüd ma veel siin ennem juba mässasin mingi 5-10 minutit, et teda laadima saada, et sa pead ju kõik need, kuna meil on siin must miljon erinevat laadimiskohta, siis sa pead kõik need registreerima, mässama, kuna sa oled esmakordselt, eks ole. Ja siis käid poes, tuled tagasi, vaatad, üllatus. Kõik see aeg on maha visatud, aga nüüd ta laeb 100%, loodetavasti. Mingid numbrid olid teistsugused, aga jah, selles mõttes see pool tundi, mis me poes olime, oleks võinud ju laadida, oleks saanud kohe edasi sõita ja nüüd ootad. Mis sa siin õgid, rahakotti sõid, Mis asi ta sööd? Ninakolja või? Natuke ootame, läheme veits akut, sest ma ei tea, terve päev on suht raisus, et meil juba järgmine koht ongi vist telkimiskoht või? Kus me lähme? Midagi vaadata ei ole ju. Ei, see oligi nii plaanitud või ju? Ma ei tea. Ma ei arvanud, et me nii hilja oleme siin. Sest kell on 5 ju, telgi ülesse panekud võtad ka aega ja värgid särgid ju. Elu lapsega. Jah, elu lapsega. See on soeng sassis. Enda soeng korda. Sõid piima just, jah. Võt, ootame siis veits.
no nii, laadisime aku peaaegu täis. Läheb nagu nii aeglaselt, et siis las see olla, et see pool tundi, mis me poes olime, olekski täpselt ideaalselt siia sobinud, aga nüüd siis pidime veel pool tundi siin aega tegema, aga siis vaatasimegi telkimisala, sest me oleme hetkel selle tripi teinud suht selline go with the flow ja vaatame nii-öelda käigu pealt kaugele me kuhugi jõuame, sest noh, ega väikse lapsega see on täpselt niimoodi, et kõik käib tema takti järgi, et vaatame. Aga jah, selline, ütleme, pool tundi laadimist. Ma muidugi protsendilt ei vaatan, kuidas meil aku oli, aga ta vist oli ainult mingi pool või? Aga kümpa või? Ehk siis täispaak oleks mingi 20 € läinud. Seega nagu fast charging on päris kallis. Nagu 20 € täispaagi eest oleks ikka liiga palju. Et vaatame, kuidas see läheb, aga ehk siin peab vist hakkama vaatama, kus need voolukohad nagu... Mis ta ei saa nüüd aru, et see Isofix on nagu lapse tool või? Ismeandurid, veepudelid, asjad on tooli peal ja siis ta arvab, et need on inimene ilma turvavööta. Jälle üks jama asi, aga no mis seal ikka. Aga lähme siis nüüd telkima, aga kell on juba palju ka, kell saab 6. Nii, matkamine käib. Tesla on seal ja grillimiskoht on siin. Saime päris hea koha isegi jopa peale. Ja siin on telk, et siin modernsed ajad. Puhub. Ja madrats läheb täis. Ma ei tea muidugi, kui täis ma selle lööma pean, aga selline mugav elu. Ja näete, frankist kasu ka. Saate lapse sinna panna karistuseks. Muidugi ta siit... Karistusest mega põnega. Jah, aga kätud saab väga mustaks. No ainult saab kohastab käed ära. Jah. Mis teed, poja? Mis teed? Oled frankis või? Seal peaks mootor olema, aga ei ole mootorit. Et sellest frankist on tegelikult väga palju kasu olnud, et siia lähevad telgid ja asjad ja ideaalne, muidu ei mahuks asjad äragi, sest noh, tegelikult pagasnik on tal suhteliselt väike ja see tagaistmete asi, aga need vingtoorid või need mulle meeldivad küll, need on jumala hea. Siin on nii palju ruumi mässata lapsega, pluss kui vihma sajab, on see ka vihmavarju eest, et Mustvee Konsumis oligi. No siin päikesepaneel ka, et paned päikse kätte, siis läheb täis, et ei pea vooluvõrku minema, aga et oligi Mustvee Konsumis olime, siis vihma sadas, rahulikult lapsega turvatoolis mässad ja vihma ei saja peale, et selles mõttes nagu väga mõnus. Ja nii ongi, et kindlasti vaatame veel, mis selle Teslaga on, aga hetkel see voolu osa on küll veits halb, et ma ei... Mingi 100 peale kilti sõitsin, natuke üle poole paagi oli nagu akut ja kümpa läks, et ma kindlasti täna öösel või kunagi, kui vaba aega tekib, siis ma tegelen sellega, et kus on nagu mõistlik laadida ja kuidas seda lahendada, sest hetkel niimoodi küll nagu noh, tahaks kuidagi seda voolukuulu allapoole saada, aga kui ei saa, siis ei saa, sest noh, need poodide juurde need kõik superlaadjad on tehtud, ega need vist ongi enam-vähem ikkagi üritatakse vist suht sama joont hoida, et nagu kütusega, kuigi noh, tegelikult ju võiks gramm soodsam olla, aga kõige soodsam on ööseks laadima kuhugi jätta, aga seda me saame ainult, kui me lähme kuhugi päris majutusasutusse, aga seal on ka paljudel ei ole, nii et eks see näha ole, aga selline mõnus nädalane review tuleb, kuidas elada elektriautoga või kuidas matkata elektriautoga või 2-1, aga vaatame. Hetkel, kuna uus auto, siis ikka pusimist on nii palju, kas või otsi üles, kus sa saad auto välja lülitada, et midagi ei töötaks. Aga siis ta lülitab kõik välja ja siis ei ole sul... Aga praegu see töötab. Et siis on hea tegelikult. Et auto on ikkagi väljas, ühtegi tuld ei põle, värgid, särgid. Okei, nüüd oleme asja enam-vähem paika saanud. Sest ta kohe aktiveerub, kui sa nagu uksed asjad lahti teed.
aga hetkel on hea, eks siis hoiame silma peal, et mis homme hommikuks siis meil see voolukulu on. Õhtupoolik ja väike lõke, tööner, kebaabi, praejuust või mis iganes grilljuust seal põleb ja poti peal siis keedab vett ka. Gaasipõletil laenasin gaasipõletit, aga see gaasianum, mis ma ostsin, on vale, sest minu gaasianum on keermega. Aga see põleti, mis sinna gaasianuma nagu otsa käib, see on ilma keermeta. Ma ei tea, võib-olla mingi vanem, et ei olegi enam see ilma keermeta variante, aga võib-olla ma olen loll ka, võib-olla see peabki nii olema, et üks on keermega, teine on ilma, aga nii palju, kui mina hetkel aru saan, siis ikka päris nii ei ole, aga selle tõttu praegu siin lõkke peal üritab siis plastiksangedega potiga vett keeta pojale piima jaoks, aga piimapulbri jaoks, aga vaatame, kas üldse siin keema ka läheb, aga et keedab praegu ära, siis paneb termosesse ja siis vast hommikuks on leigevesi olemas, et ei pea. Muidu oligi plaanis, et no niikuinii oleks termosesse teinud, et võib-olla termos hoiab hommikuni leigena, et siis kui ärkab, siis saab kohe anda. Sest kes lapsevanemad on ja selle pulbripiimaga mässavad, siis teavad, et kui jääd minut hiljaks, siis on nagu laps oleks 100 aastat nälgas olnud. Ja muidu vaata gaasipõletiga oleks hea parajas anus, see kogus, mis on vaja teha sisse ja minutitega keeduvesi olemas, aga praegu siis katsetab niimoodi, et muidu seal need ei olekski hull olnud, need kodus võtsime poti kaasa, aga need plastikkäepidemed sulavad küll ära, aga no vaatame, vast ikka saab keedetud. Ega kõht on tühis, sööb törtsu külma veega ka ära, aga pigem siis see lihtsalt ei lahustu see pulber ise ära, aga ma üritan kuidagi seda grilljuustu saada. No ma ei tea. No ta nagu on midagi, aga samas sisu on ikka nagu sööks kummi pealt selline krõbe, aga vahelduseks võib-olla tore, aga tead, see slõkk on ikka parem. Tuli kuum. Aga paneme tagasi tulele ja paneme poti tulele. Apadi! Muidugi väga seal nagu lükata seda ei saa, sest muidu ma teen selle fooliumile haiget ja siis ta mu potiga 1-0. No, põle! Perenaine teeb pilti. Jaa. Näed, võta, maitse. Või siis saab sealt lõkke pealt soojamat. Et seal on liha, see juust. Aga see on juba jahtunud, sa saad sealt võtta kuumemat. See on karvane tunne, et see foolium ei ole tulekindel. See foolium saab piina. Ma loodan, et see klaas ei plahvata. Ega need klaasid ei ole ka, ma ei tea, mis asjad. Need klaasid ka on sellised nagu, suht aprad või midagi. Või peaks klaasi pealt ära võtma või ma ei tea. Tuli veits rets seal, Nii meie näod ja asjad ei ole kohe kõige paremad, aga see oli esimene öö siis telgis. Ja see oli siis, igal juhul elasime üle. Ei olnudki väga hullu ja minu arust oli suht suve või? Kui issi on sellise särgiga ja selliste pükstega, siis oli väga suve, aga niiske küll, jah. Niiske oli. Oli äge telgis olla või? Vaata, kui ideaalsed juuksed sul on kohe suvend peas. Siis poleks nagu telgis olnudki. Oled väike modell või? Jah, oled väike modell või?
No nii, järgmine päev ja hetkel siin siis tulime siia siis Viivikonna küla või mis iganes, et see maha jäetud küla. Aga ma ütleks, et me oleme kohe siin need viimased, kes seda näevad, sest nagu näete, siin vist võetakse see maha, et ei olegi enam selline nagu kummituslinn. Et kui tulete, siis on siin sellised korralikud majad ja suvilad, mis siin ehitatakse, aga ma arvan, me oleme võib-olla vales kohas ka või ma ei teagi, aga hetkel küll ütleks, et siin ei ole väga sellist mingit väga hullu kummituslinna vibe, on ju? Täitsa selline. Kirjas ka, et see tühjendamine võrtul elamata. Et jõudsime, ma ei tea, näeme veel neid varemeid, aga põhimõtteliselt jah. Tühjenete korterelamute lammutustööd Narva-Jõesuu linnavalitsus. Nii et kõik ei ole siin ka enam, et jäime hiljaks. Aga noh, mis siin ikka. Ega neid maju siin väga palju ei olnud ka, et mõned majad oli, aga täitsa siin mõned need majad, mis juba ehitatakse üles ja mõned tondilossid siin veel on, aga sellist nagu, mis pilte ta eelnevalt olete näinud või nagu neid videosid, siis need on nagu läinud, et võetakse maha ja praegu on juba täitsa selline nagu viisakate suvilate nagu rajoon, ma ütleks, et jälle üks vaatamisväärsus Ida-Virumaal maha võetud, aga natuke pointless ka või? Isegi kui need majad oleks siin olnud või? Millal siis? No pointless, et ei ole nagu nii maha jäetud linna vibe või? Jaa, nagu ei tea. Nii et see vaatamisväärsus läks aia taha. Ja Vasknarva läks ka aia taha, on ju? Jah, ju pääsed. Vasknarva muuli juurde ka ei pääse, seal oli keelumärk, kuna arvatavasti seal tehakse seda mingi piiritsooni või midagi. Ja nii, käisime, vaatasime Helesinise laguuni ära. Ma ei tea, kas jälle jäime hiljaks, aga minu arust siin on kõik nii ära piiratud, igal pool on tõkked asjad ees, et sinna nii-öelda, kus see suurem bassein on või midagi, et sinna nagu ligi ei pääse, et ongi ainult see siin väike, et siia nagu veel pääseb, aga siit tahapoole ka tee kinni pandud ja ma ei tea, kas me jälle jäime hiljaks või lihtsalt lollid või ma ei tea. Et kui keegi on siin käinud või teab, kuidas käia, siis võib kommenteerida. Aga praegu siis edasi Narva linnust vaatama. Oleme siin Kerese keskuse parklas, siin on Alexela 4 laadimisjaama. Need on siis 22 kilovatised ja hetkel ta võtab vist ainult 17 kilovatti sisse või? Igal juhul see on aeglane laadimine, aga aeglane laadimine on soodsam ja hetkel näitab siis 4 tundi laadimisaega. Nüüd lähme vaatame seda linnust, lähme sööme ja siis võiks olla nagu aku enam-vähem nagu 80+, et siis oleks tänane aku laadimise eesmärk täidetud, aga vaatame, kuidas läheb, et meil on nüüd 4 tundi aega parajaks teha, aga me Marilis ei tee ju 4 tundi aega parajaks ju. Nii kaua meil ei lähe. No las ta siis laeb nii palju, kui ta laeb ja siin Saksa numbrimärgiga mingi korralik Mersu kogub tolmu ja seal on Maserati ja väga selline õudne katusalune parkla, tuvisid palju ja tolmune ja oleme siis siin kus see Vene lipp lehvib, ma näen seal nurgas lehvibki, nii et käisime, vaatasime selle koha ka siin üle, muidugi suht kohe kinni läheb seal, mis iganes seal need söögikohad on, seal pannkook võttis aega. Mingit liha ei taha tellida, kui õhtul telkimisalal niikuinii grill-liha teed, aga nüüd oleme linnusega näinud. Mina olen siin esimest korda. Nii maakas ma olengi. No nii, vahepeal on juba järgmine päev saanud. Eile läks vähe lappesse, me ei leidnud endale telkimiskohta. Seal, kus me käisime, oli
kämpimiskoht nii-öelda ja Mari-Liis ei lugenud seda välja ja me sõitsime sinna siis juba ennem tuli, see oli Aegviidu koht igal juhul ja ilus koht oli, aga ta ongi siis ennem seda on juba pikalt nagu parkla ja siis peadki jalgsi edasi matkama, aga see oli keelumärk, ma sõitsin sealt keelumärge läbi, mida ei tohi teha, paha mina. Ja siis lõpuks oli seal ka auk kaevatud, et ju siis sealt ikkagi keelumärki ignoreeriti ja aga võeti siis seal keegi mingi otsuse vastu, et oli tee peal auk tehtud ja ei saanudki see edasi. Ja siis läksime teise kohta, seal juba oli pande ees ja ta oli ka väga halb koht. Seega siis võtsime kiiresti ühe Kiviõlis lihtsalt korteri ja lihtsalt, et kähku põhimõtteliselt magama ja kuradi kiiresti nii-öelda tuttu ära, et kõik olid juba väsinud ja mis seal ikka, pesud ja värgid nagu ikka. Ja nüüd oleme siin Valaste juba, aga kuna sealt Kiviõlis siia on circa pool tundi, siis lapsega reisimise rõõmud, et poole tunniga põhimõtteliselt 5 minutit ennem siia tulemist jäi tuttu, aga kuldreegel on, et magavat last üles ei aeta. Vähemalt meie oleme sellest nii aru saanud. Seega Mari-Liis läks praegu vaatama. Ma olen valves ja siis, kui ta tagasi tuleb, lähen vaatan mina. Et nii see elu on. Et ei hakka üles ka ajama, et just jääb tuttu ja siis ajad üles, ta on nagu nii tusane ja segaduses ja las ta pigem magab, et see. Igal juhul tahtsin siis natuke nii palju siis näitan natuke seda Teslat, et kui see Model 3 oli, siis nii-öelda oligi vaata ainult see suur ekraan ja siin nurgas oli spidomeeter, siis õnneks siin on ikkagi 2 ekraani, et on nagu mõnus. Rool on selline, alt on väike selline nii-öelda flat bottom, panipaikasid on piisavalt, siin on veel iPhone'i laadja, Lightning, et kui sul on uus telefon, siis on sul vaja vist mingit adapterit või midagi, et uut telefoni sa vist sellega laadida ei saa, ma räägin siis iPhone'ist. Ja siin on topsihoidjad, et need käivad siia peale ka, oih, lõin mülk. Siis see käetugi minu arust lahti ei käi, suur esiklaas ja mina alguses arvasin, et need on nagu päikesevari, aga Mari-Liis arvab, et need on airbagid. Nii et ma pean guugeldama ausalt. Mul on tunne nagu, et see ei saa olla airbag, kuigi siin on kirjas airbag. Eks ta siis võib-olla selle osa airbag. Igal juhul, kui päike niimoodi ülevalt sulle sisse purab ja eile oli päike veel siin koha peal, loojuv päike, siis ilma prillideta ikka suht võimatu sõita, isegi prillid ja nokats oli veel niimoodi ees ja oli mõni koht, kus oli nagu väga ebamugav sõita, see on nagu see miinus. Aga muidu täitsa selline okei. Muidugi ma ei tea, kas ma kasutatult sellist autot ostaks, sest kui kõik need asjad, et kui ma tulen siia ukse juurde, see uks läheb automaatselt ise lahti, siit tõmban, siis uks läheb ise kinni. Hästi palju on sellist automaatikat ja need tagumised vingtoorid, et kui see süsteem nüüd katki läheb, kui kulukas võib olla seda remontida, ma ei kujuta isegi ette. Aga muidu istmed on suht sellised mugavad, värgid, särgid, kõik asjad töötavad. Mõned juhiabisüsteemid on väga tüütud, näiteks kui ta millegipärast saab aru, et sul auto tuleb nagu vastu, on kitsas tee, nagu me sõidame siin ju väikseid neid Eesti teid, kus ei ole nagu ilusti märgitud kesksõidutelge, siis ta nagu arvab, et auto tuleb vastas nagu sulle otse vastu ja siis ta hakkab ka pidurdama. Ja eile oli, et auto tuli vastu ja mul oli jalgrattur tee ääres täpselt samal ajal. Ja niimoodi lõi pidurid põhimõtteliselt nagu mitte põhja, aga no nii järsku pidurdas ja hakkas kohe piiksuma ja vinguma, et see küll ehmatas ära. Et
selles mõttes need juhiabisüsteemid on ikkagi no mõnikord ikka reageerivad nii mõtetult üle. Aga jah, selline ta on, et läbisõidu Alpse 400 kilti on natukene nagu vähe. Kui sa nagu käid kodus tööle värki-särki, siis ei ole hullu, aga kui niimoodi ringi reisida, siis kuidagi see võib-olla harjumatuse paranoia, sest tegelikult kui oleks tavaauto, millel on läbisõit circa täispaagiga 800 kuni 1200 kilti, siis tegelikult peaks ainult nagu ühe laadimise tegema. Aga nüüd on põhimõtteliselt iga kord, iga päev sa planeerid nagu mingi ühe pikema peatuse, kus saaks ka laadida aku täis. Kuna majutusasutustes tegelikult ikka laadimisvõimalusi on ikkagi pigem on vähe, kus saab nagu ka laadida. Et selle koha pealt on ikkagi jah, veits nagu see nõuab nagu harjumist, aga kui sa terve elu nagu kütusega sõitnud ja korraks rendid nagu elektriauto, siis ikka pigem on nagu no see on jah, see reisimine väikse lapsega niikuinii on selline nagu kõik on selline hektiline, aga siis veel lisaks see elektrijama veel juurde, pluss kõik need nupud, asjad, värgid, särgid, et praegu nagu jah, auto nagu konditsioneer asjad töötavad, lapsel ei ole palav, aga samas auto ei tiksu koha peal, ei ole nagu mingit müra või midagi, et selles mõttes on nagu mõnus. Et ma ei teagi, see oli nii ja naa, vaatame, kuidas siin veel need nagu asjad lähevad, et hetkel on selline nii ja naa, vaatame. No nii, siia Valaste juga juurde tasus küll tulla, et see on küll ikka juba päris äge koht. Meenutab Kunu Nurrat Austraalias on ja vaata seal oli ka üks juga oli selline, aga sinna saime paadiga ligi minna ja ujuda. Aga see on päris äge, aga lihtsalt jama ongi see, et ei saa nagu siia alla enam nagu vaata nagu lähemale vaatama minna, et siin on kõik nagu piirded, asjad on ette tehtud. Et selles suhtes nagu jama, et ei näe nagu alt seda nagu ilu. Mari-Liis Andrevel on praegu sealt üle nööride. Aga näed, Pätt ärkas ülesse ja Mari-Liis käis vaatas ennem kõik ära, nüüd tuli uuesti vaatama, aga siia ta ei tulnud, nii et natukenegi ta on kasvanud. Aga see on tõesti äge, siia soovitan tulla. Tänane reis on Mari-Liis juba paremini alganud, on ju. Et eile me nagu ei näinud kuskil midagi, et kõik asjad olid kogu aeg kuidagi nagu kinni ja suletud ja aga see tänane päev on juba paremini alganud. Et see on küll tõesti äge, see mulle meeldib. Ikka korralik. Ülituus. No nii, oleme täitsa ikka, jõudsime mere äärde ka ja siin on nii tuuline. Mis tunne on, poja? Külm on või? Külm, jah. No nii, oleme vahepeal Kundasse jõudnud, siin Kunda Kross. Siin on Ignitis ja laadime maks 200 kilovatti ja see on korralik jurakas. Siin just oli Model Y kõrval ja seetõttu pidime siia poole panema, aga õnneks see ülemine port nagu tuli päris kaugele. See on päris raske jurakas, et siin nagu see väike adaptriga päris hea raskuskoormus on seal peal, aga praegu siis tund aega alustasime mingi 24% laadimist ja 135 kilovatti siis või? Ega ma täpselt neid numbreid ei tea, aga ennem see praegu ma olen protsentidega sõitnud, muidu oli kilometraasiga sõitsin. Protsentidega tundub veits parem, et siis vähemalt näeb, kas on 20% või mis iganes. Igal juhul tegelikult tulime siia Mari-Liisi tuttaval eks-kolleegil on, mis asi on? Surfikeskus või? Aga nüüd on häda selles, et kaugel siit 46 minutit jala. Ära ole kaameras nii unine, seal ei ole unine. Igal juhul jah, ma ei tea, Kunda takso vist tellima ja taksoga 46 minutit üks ots on veits palju ja seal sadamas ainult kaamera või sealt Mapsi pealt ma ei näinud laadimiskohta. Seega loodame, et seal ei ole ka, muidu lähed sinna ära, vaatad, oi, siin on ka laadimiskoht. Aga siin pool üldse kuidagi maru hõredalt on seda laadimiskeskuseid või asju, et
vaatame, tegelikult võiks ju sadamas olla, enamus turistid tulevad sadamasse, mitte Krossi parklasse, aga vaatame, mis me siin saame teha. Pool tundi hiljem, ma ei tea, ma ei leidnud kohalikku taksot, seega ootasime ära. Pool tundi hiljem on 81% akut. Algust hakkas ikka väga kiiresti laadima ja siis kohe see jahutusvent või midagi hakkas tööle. Ja siin see vool oli päris kallis, aga siis 20 € läks siis kogu laadimine. 40 minutit olime lausa siin ikkagi. Aga noh, saime poissi toita ja aega parajaks teha, et selline see elu on, et no nii, praegu oleme siin Altjas ja liigume mööda põhjarannikut siis Tallinna suunas ja siin Altjas see lõik 16,7 kilti, kui sealt ei mäleta, mis seal ennem Altjat oli, aga see tee on küll äge, kurviline, aga see on nii kitsas ja suvel on siin nii palju autosid ka, et siin nagu selles mõttes rahulikult sõita, aga vähemalt on ikkagi väga mõnus selline kurviline tee. Täitsa mina ei teadnudki, et siin selline tee on. Seda põhjarannikut siin sõitis need kurvilised teed ja need kõik lõpuks täitsa ära väsis, et see raputab ja värgid, särgid ja kurvi otsas, et kunagi mingi sportautoga tahaks kindlasti neid uuesti tulla sõitma ja see, kus me nüüd oleme siin Juminda tuletorni juures ka suht selline põhjaots või mis iganes see siin on, et siis mõtlesime, et vahet jälle. Jääme siia telki, saame mõistlikul ajal ka telgi püsti panna, et täitsa ilus päikseline ilm ja naudime ja puhkame, et saime täitsa ära solgutatud, aga see vend ei tea ju mitte midagi, see ainult magab. Tudjusid või? Vaata, mis imelik asi see on, mis see jälitab mind. Mis see on? Mis see on? Ärkas alles, hea pikk tudju oli. Ma ei tea, kaua ma sõitsime terve see tudjus. Et nüüd on siin väike selline nurgake ja paneme siia kuhugi telgi ja vahepeal oleme teleporteerunud sealt Laadise kant või mis iganes ta kant oli. Käisime vahepeal seal hommikul vihma sadas, saigi õhtul asjad kokku pandud ja siis hommikul sai vihmaga asjad kokku pandud, nagu näha, siis telk siin kuivab. Õnneks on see, et see osa on magamisasest nagu eraldi, ehk siis ma selle tõssin ka praegu siia kuivama, aga tegelikult see ei vajanud kuivamist, sest see oli kuiv, et selle sai seal telgel nagu kokku ära panna ja selles mõttes ainult see peal, mis katte oli nagu läbi märg, et siis sai praegu siin kokku pandud ja hetkel siis jälle puhta juhuslikult siis valisime pärast Viimsi spaad. Kuna ilm oli kehva, siis otsustasime, et teeme sellise tubase tegevuse ja käisime pisipõnni ja perega spaatamas. Aga seal auto laadis, seal on laadjad olemas, Alexel omad 4 tükki ja olime 4 tundi kokku vist Marilis on ja? Ja minu arust olime 4 tundi kokku. 4 tundi kokku ja aku oli 19% pealt laadisime. Ma võtsin aeglase laadimise 22 kilovatti, seal kõrval oli ka kiirem laadja.
ja saime auto siis 4 tunniga 91%. Oli ju? Ja nüüd siin tulime siis siia Haapsalu suunas Madis. Kus me oleme? Nõval. Madise guesthouse'is. Selline mõnus camping või glamping või kuidas neid kutsutakse. Aga väga mõnus selline eraldi nurk Männimetsas. Sõidutee on seal, aga see on nii väikse liiklusega, et väga selline. Ja siin on nagu selline mõnus rahulik. Et kui RMK platsidel käib selline tümps ja värgid-särgid, siis siin ei tohi tümpsu pannagi. Siin on selline grillimisala, väike kiiguke või midagi. Ja siit tagant siis, kui keegi tahab, saad nagu endale küttepuid või neid grillimiseks puid ka võtta, et ei pea nagu kirvega metsalla minema, et väga mõnus ja hubanen siin. Perenaine kiitis valiku heaks. Jah, teeb praegu meile natuke õhtusnäkki ja et selline 4 voodit, aga meie kasutame ainult 2. Poja, mis sa arvad? Mis sa arvad siin sellest elust? Kuidas oli sul ja muljetada? Õppadi! No, näita inimestele, mis sa teed. Paned maha. Näitad lage. Vaadake, kui põnev lagi. Las olla siin pigem värava taga. Paned kõik asjad ainult suhu. Ei saa! Ei saa! Sa oled värava taga. Appadi! Tuled läbi või? Ei saa. Magnet paneb tagasi kokku. Jälle selline mõnus. Ja pererahva juurde sai auto laadima ka jätta. Rahamaks on siis kokkuleppelt, ma ei tea, eks siis vaatab, mitu protsenti ära laeb. Ja siis näeme, et selles mõttes loodetavasti siis homseks on aku ilusti täis. Aga ütleme niimoodi, et selle suure autoga ikkagi, kui ainult 80 prossu niimoodi nagu see 20 ja 80 prossu peal nagu olla, siis ütleme see kilometraaž, mis sealt nagu tekib, see on ikka päris väike. Et ma ei tea, kas siis, kui ma alguses auto võtsin, siis oli 100% täis ja 400 kilti. Aga nüüd pigem mul on selline tunne, pendeldame seal 200-300 kandis. Ehk siis ma ütleks, et seda ringi trippimiseks on veits vähe. Et kogu aeg on selline nagu laadima või sõitsime Viimsis siia Nõvasse 1,5 tundi, ökotasin 80-90 autode taga, bla. Ja 91% 56% akut. Et natuke tekitab sellist paranoiat. Nüüd oleme juba ära harjunud ja vaatame, et kus saab nagu laadida või nagu, et võtame sellise pikema tegevusega laadimiskohaga. Ja oleme nagu ära harjunud, aga veits on tüütu. Aga ei ole hullu, vähemalt on nagu mugav pill! Mis teed? Issi, mis sa hoiad käes? Tule, võta vind kätt. Jaa! Nii, järgmine päev ja oleme sõidus. Õnneks saime majutusasutuses laadida aku täis ja kohe täitsa mõnus niimoodi sõita, et ei pea nagu laadimise peale kohe mõtlema. Aga üks asi on küll fail. See vasakul on siin helinupp, raadionupp ja see tuli lahti. See on siin nagu mute'i peale saab nagu panna. Aga helitugevust ei saa enam regullida, et noh, see on küll ikka fail mis fail. Ma vaatan korra ChatGPT käes, kui saab selle kuidagi easy fixida, aga noh, see küll ei saa minu viga olla, sest ma lihtsalt hakkasin õrnalt nuppu vajutama, et heli on maha keerata ja kohe oli katki. Et pigem on lihtsalt praak või mida iganes. Nüüd siin vaikselt liigume. See nurk jääb siin tegemata, aga selle jätame siis kunagi tulevikuks ja paneme siis otse Haapsalu suunas, aga ausalt öeldes see nurk on siin suht igav. Pole väga peale saunade ja matkamise nagu mitte midagi väga vaadata, ma ei tea, vähemalt meie küll ei leidnud, et kõik oligi väga selline Läänemaa on selline looduse maakond, et kõik on väga looduslähedane ja siin midagi nagu ägedat siin vaadata ei ole võrreldes Ida-Virumaaga või sellist nagu
võib-olla on ka, võib-olla lihtsalt me oleme kuidagi teistsugused, ma ei tea. Tulime siis Haapsalu linnust vaatama ja ma arvan, et isegi täitsa tore mõte oli, on ju Mari? Et täitsa isegi äge on ju. Et vaadata siin ja see vaateplatvorm siin nüüd üleval on ka päris äge. Mõnus, soovitan. Et siin saab niimoodi 12 euri vist oli üks täiskasvanud või? See on selline kõrgel. Siit Haapsalu linnusest oleme jõudnud siis Matsiranna telki. Alkovaba-jookide krooksud Matsiranna telkimisalale ja no täitsa okei koht on. Ainuke jama on see, et siin on väga palju sipelgaid ja telkimisala sai pandud siia ja siin on ikka omajagu neid musti sipelgaid. Õnneks need on lihtsalt tüütused, kes ronivad peale, aga ei hammusta. Ja lihtsalt mõtlesin, et näitan ümbruskonda. See on ilus vaade, et saame täitsa nii-öelda ikka ilusti vaatega mere peale ka ära telgitud, sest homme põhimõtteliselt on koduminek, ega me enam siin seda Pärnu ja alumist otsa ei viitsi väga vaadata, sest see on niikuinii meie kodu lähedal. Et siin, kui midagi huvitavat on, siis saame minna nädalavahetusel ja vaadata. Pigem oligi see ülemine ots oli nagu põhilisem. Ja tahtsin lihtsalt näidata, et ärge teie nii tehke. Et ma nüüd pean hakkama seda siin koristama, sest ma ei taha plasmassi põletada, kus ma pärast ka teen perele süüa ja plaanin teha ka lõkkekartulit, aga siin ma panen lõkkekartuli fooliumi sisse, et ei usalda seda, mis siin tuha sees olla võib, aga see on ikka kole. Küttepuud on tore, papi saab ka ära põletada, aga seal on ka selgelt näha palju plasmassi ka, nii et nüüd, et ennem lõket teha, pean ära koristama selle prügi, nii et ei ole ilus, kes iganes siin oli. Et ärge teie nii tehke, olge tublid. Siin juba tükk aega mässatud ja oldud ja mõni on siin tudu teinud ja värgid-särgid ja ahjukartul või see lõkkekartul siis ütleme mingi 8-st jäi 4 tükki alles, et ülejäänud sai ära põletatud, sest söega on nagu ta on, paned lõkkega ja siis ta põleb ära, aga vähemalt midagi saab mekkida, ega siin kõht on suht täis heas paremassega. Mis sa teed? Nägu must ja silmad mustad ja sa oled kõva matkaja ja ei saa püsti. Ei saa püsti. On tuuline või? On külm või? Mina tahan seda kaamerat hammustada. Me oleme Matsiranna RMK telkimisalal ja siin, ütleme, me oleme keskmises sektsioonis selle suure kivi juures. Ja minu oletus on, et see on kunstlikult, et kõik käivad ja ehitavad seda, niimoodi loobivad siia kive juurde, et siia tekitada siis kas vettemineku, sild või muul. Igal juhul see tundub olevat kunstlik. Ja me panustame ka natuke. Me muidugi ei tea, kas looduslikult on see lubatud, aga tore traditsioon ikka ju. Oleme jõudnud juba uude kohta ja nüüd oleme siis Pärnust Ikla poole Rannametsa uues siis vaatetornis ja see vaade siin on päris hea, päris mõnus, et näeb raba ja teisel pool näeb siis Pärnu lahja. Me kiidame jaoks, on ju pissipoiss, on ju. Ja siin toimuvad pulmad ka praegu, kohe hakkavad.
Üritan teile siis kiirendus ka näidata, et enamasti me trippisime chill mode'iga, aga ta ikka punchib. Mari, mis sa arvad? Ikka tunned, et ikka haukab edasi, sest nii kui ma ta võtsin, ma suht kiiresti panin ta chill mode'i peale ja siis tead, see kiirendus oli see ütleme, et tollega kannatab talvel sõita, aga see tava mode on ikka veits hull, et võiks isegi vahepealne mode ka veel olla. Väikse heinapallid, vaata ka nii nunnu. Et selles mõttes jah, see on veits, ma ütleks agressiivne. Selles harjub ära ja värgid-särgid, aga ma arvan, et kui räägime keskmisest sellist koduperenaisest, siis võiks olla ikka selline vahepealne mode ka, chilli ja siis selle või kuidagi. See on ikka, tegelikult on ikka äkiline, see on suht kergelt naise pead ära lüüa. Et nii äkiline on ja see on standard mode, see ei ole mingi sport mode või mis iganes, neil on ka see mingi ludakris või ludakri mode. Et haukab ikka väga teravalt, et selles mõttes nagu möödasõidud on ikka sellega lust. Elektriauto rõõmud, oled siin kodupoe ees ja ootad, kuni seal taga auto laeb, et endal ju korteris ei ole laadimisvõimalust, siis ootad siin rahulikult. Õnneks on kiirlaadija ja kaua laadima ei pea. Niimoodi see laeb, tutikas laadija pandi siia koopi, see on mingi kuu-2 võib-olla vana, et see võimsus on väike, aga vähemalt on väga siin nuti. No nii, praegu editasin seda videot siin ema juures ja mis ma nüüd oskan öelda selle video kokkuvõtteks. Auto oli väga äge, ringreis ja natuke kodukandis ringi sõit, mis sai klassi kokkutulekul käidud ja asju. Tuli 1480 kilomeetrit. Raha kulus selle peale jaamades läks 99,7 pluss siis seal Madise glampingus 15 eurot sai siis antud perenaisele. See teeb siis 100 kilomeetri peale läks siis keskmiselt 7,74 eurot, mis siis maasturi kohta teeb, ütleme niimoodi suhteliselt öko, sest kui diiselmaasturiga sõita, siis tuleb seal 10 euro kanti. Ja see on suur maastur, ta on kindlasti üle 2 tonni, ma täpselt ei teagi. See 400 kilomeetrit välp on natuke vähe, sest tegelikult kui sa oled selle 20-80% vahel, siis tegelikult on sul circa 200 kilti see välp, millega see ringi liigud. Et Eestis saab laadida, pigem neid laadimisvõrke võiks olla nagu rohkem nende vaatamisväärsuste asjade juures, mitte poeparklates, aga ma saan aru, need on ärid. Kõige kallim laadimiskoht oli Pärnus Cirkel ka oma, seal oli circa 48 senti kilovatt vist või, ehk siis laadimine läks üle 22 euri. Ja nagu tuli välja, siis nii palju kui me enda seltskondades oleme rääkinud, siis pigem on ebatavaline minna lapsega niimoodi, nii väikse lapsega minna nädalaks mööda Eestit ringi telkima. Mina ei tea, mina küll midagi aru ei saanud, et magama oli teda veits keeruline panna seal päevasel ajal, kuna telk on nii valge. Aga ma ütleks, et me saime täitsa hästi hakkama, ei söönud üksteist ära, auto oli äge, see esiklaas või see panoraamkatusega või mis iganes, et ei ole seda katust nagu nii madalal.
et see väljavaade oli nagu väga mõnus. Mari-Liisiga kogu aeg tegime nalja, et ei peagi õue minema, et siit nagu näeb nii hästi välja, et lihtsalt sõidame nagu ringi. Et kirjutage siis teie ise, et mis te sellest nagu ringreisist arvate ja mis küsimusi teile veel elektriauto puhul jäi, et kindlasti on see selline pikk peatunnine video, et päris palju asju jäi välja ka, nagu näete, siis hüppan nagu päevast päeva, aga me reaalselt ju mingi 5 päeva sõitsime ringi ka, et kindlasti jäi nagu asju välja, et siis küsige ise üle, mis tahate. Aga mulle see reis väga meeldis, et super seltskond ja täitsa äge auto meelega ringi sõita, nii et tänud, et vaatasite ja olge muhedad. Tšau!